laupäeva pärastlõunat. Kui muidu alustan ka, kui ma videosin, ma olen nii väsinud, siis täna ma ei ole väsinud, sest ma magasin lõunani. Ja üldse ei ole isegi nagu häbi selle pärast. Aga täna me teeme nii, et me lähme vaatama, mis seal keldris toimub. Ja kui te mõtlete jälle keldris, siis mina mõtlen ka jälle keldris. Aga keldriga nüüd on nii, et selles videos me teeme keldri valmis. Sest teie olete sellest väsinud ja mina olen sellest väsinud. Ja nüüd on aeg see kelder valmis teha. Ma ei ole siia vaadanud kordagi peale plaatimist, nii et we will see. Ütlesin ma ikkagi tegelikult ka vabandan selle eest, kui õues tuulega see mikker sahiseb, aga mul ei ole seda surnud rotti siia mikri ümber panna praegu veel. Aga ma ühel päeval tegelen sellega. Aga põrand siis, no ma ei tea. Ma loodan, et need on need kuivanud siis. Seinad on värvitud, põrand on plaaditud. Kuule, päris äge. Ja nüüd me täna hakkame neid sisustama. Ehitame siia kõik vajaliku mööbli. Natuke teeme veel värvimistöid, siit eest on vaja värvida ja väljast natuke värviparandusi teha. Ja siis ongi meie kelder selleks varude soetamiseks lõpuks valmis. Lihtsalt siuke suure ringi küsimus. Põranda plaaditud kõik on ilus, aga mis asi see siin on? Palun. Siin põrandal on vihmauss. Kust ta tuli? Ja miks ta siia põrandale tuli? Ma ei tea, aga nüüd on vaja ta välja viia siit. Kui ma eelmise kodu kohta blogi pidasin ja kogu aeg seal ehitusmaterjali otsides kirjutasin, et ma kuuri alt leidsin midagi, mis seal juba varem oli ja sellest tegin. Inimesed ikka naersid, et no kuidas saab ühes kuuri all nii palju asju olla. Meil on siin kõrvalhooneid, praegu loen, nagu 3 hoonekompleksi või 3 niisugust suurt hoonet, mis siis koosnevad omakorda paljudest ruumidest, mis siia kolides olid maastlaani asju täis. Me tegime need väga palju tühjemaks, aga tänaseks on siin ikka endiselt nendes igas ruumis veel hunnik asju, mida pole jõudnud või tahtnud veel läbi sortida või mida me olemegi jätnud, arvates, et võib-olla ühel päeval siis saab siit otsida neid asju, millest midagi ehitada. Ja nüüd ma tulin ühte kuuri, lihtsalt näitan teile. Ja nüüd tulingi ühte kuuri ja näitan teile, et kuigi siin on väga suur segadus, on siin väga ägedaid asju ka. Seal on näiteks kirst, vana laud, pikendatav laud, selle ma tahaks üldse korda teha. Seal on veel üks vanaaegne kirst, igas siuksed mingid väga vanad mööblid, korvid, asjad, vanad aknad, ühesõnaga. Tegelikult on kulda päris palju, millest siis ägedaid asju tegema hakata uusi. Et ma tulin nüüd kuuridesse veidi sortima, et kust leida mingeid asju, millest siis teha neid keldrisisusid. Kiiresti teile näiteks siis, et selliseid asju ma leidsin paar tükki kuuri alt. Ja nendest ma teen ühel päeval väga ägedad mingid ilmselt valgusti osad tuppa. Pean ikka siin ka näitama, et erinevaid neid mingid vanu mööbleid. Ma leidsin siit päris mitu ägedat vana suurt kummutit näiteks. Seal on vanaaegne laud suur. Mis nüüd juhtus? No, head laupäeva sulle. Kui armas. See kusjuures on ikkagi meie peres pigem siuke klassika, et mees puputab oma naist lillede ja heaga. Ja kohalik Hiiumaa toode, kus saad lillepoest, saad osta pirukaid. Vaata, kui hea teenus on, jah? Et hommikul saad laupäeva hommikul minna naisele osta ühest kohast lilled ja imelised saiad. Läbi ekraani on ka nii maitsvad. Ja siuksed. Ossa, kui mõnusad. Kui head nad tunduvad. Nii et sellist saia ja ilusaid lilli saab siis osta ühest poest korraga. Nii äge. Lähme siis sööma ja kohvi jooma. Üks hästi põnev osa meie igapäevaelust on see, et me otsime asju. Me tõstame oma neid kaste, mida pole kunagi lahti pakitud. Rasmus ka siin otsib oma asju. Mida pole kunagi lahti pakitud ühest kohast teise. Ja me ei tea, ja meil samal ajal on iga päev midagi vaja, nii et siis me lihtsalt jälle üritame siin kastiunikus otsida. Praegu mul on vaja leida 2 keldrilampi. Ühe lambi ma ostsin juurde, aga 2 tükki olid meil juba varem olemas. Neil pole enam. Neid pole enam. Ei, need on, ma mõtlen.
pesuruumis juba on 2 tükki. Ja pesuruumi sai ka sealt 1 lamp, aga see ei olnud see lamp. Ühesõnaga, Mis on pesuruumis? veits nagu kilplased, aga midagi pole teha. Jimmy hakkas mulle keldrisse elektrit panema. Ja see on nii äge, sest Murka kogu aeg on meie juures. Ja üldiselt ongi nii, et kui keldris tehakse tööd, siis tema keldri otsas istub ja valvab. Väga turvaline on ju. Kuidas sul läheb? Jimmy vahepeal leidis, et siin selle mulla all on valatud keldriesini. Tublisti kaevas lahti. Siis kaevas kõik elektrijuhtmed maha ilusti mööda maja äärt. Ja mida mina nii kaua tegin? Ma ei tea, toas asju. Mis sa teed? Mängi kilplast. Meie tavapärane olek. See on niuke nagu hobi meil. Kilplase mängimine. Aga kuna Jimmy kaevas siit lahti, siis nüüd tuleks see sein ära puhastada ja värvida lõpuni. Sest enne oli sinnamaani see mägi. Andri on vahepeal, ta küll praegu sööb, aga puhastas ära oma toa ukse. Et siin majas on väga ägedad vanad puituksed, aga need olid mingi, ma ei tea, 5-kordse värvikihjal. Ja ta teiselt poolt juba tegi ära ja nüüd teeb siit poolt ka. Ja siis ta saab oma tuppa ilus ukse. Mina lähen praegu otsima puitu kuurist, sest ma toast viin ühe riiuli keldrisse, mis oli see majas juba enne ja mida me ei taha toas kasutada. See oli siuke ajutine lahendus, aga keldrisse see sobib suuruse mõttes ideaalselt. Ja ma tahaksin sinna teha sellised astmed. Pärast näitan, et saaks mingi purki asju hästi mõnusasti hoiustada ja kergesti kätte. Kõige keerulisem on praegu see, et läheb nii vara pimedaks. Et õhtud on ikkagi juba pimedad ja õues ei saa tööd enam teha. Sellepärast me praegu täiega jookseme ajaga võidu. Ja ma väga loodan, et vihm ei hakka ka sadama. Nii et mu eesmärk on praegu ära lõigata puidud, need ära värvida ja kuurist minna otsida sealt, kus me hommikul käisime teiega koos. Minna otsida puitkastid välja, mida ma seal nägin ja need ka ära värvida. Et me saaksime homme teha päriselt selle keldri täiesti lõpuni. Jimmy praegu paneb keldris lampe üles, nii et ma praegu ei saa seal sees midagi toimetada. Esiteks on seal pime ja teiseks ma segan teda muidu, aga ma saan kõik taustatööd ära teha. Nii et proovime enne pimedat jõuda tehtud. Rasmus kaevab siin lihtsalt mulda maas, ütles, et hakkab porgandit panema kasvama, nii et keegi vähemasti nagu hoolitseb meie selle toidu toimepidevuse eest siin. Aga tegelikult on äge. Ja see on siis see riiul, millest ma rääkisin. Et selline riiul läheb keldrisse. See oli siin majas enne. Ja kuna me ei plaani seda siia majja jätta, et me päris palju nägime vaeva, et seda üldse puhtaks saada. See oli üsna rokkane ja rõve, kui me tulime. Aga nüüd on ta okei, nagu kasutatav, aga lihtsalt mitte päris siuke meie toa stiil. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd sellest puidust läksin, korjasin kuuri alt puite. Ja võtsingi selliseid vanu puite, mingeid puidujääke, erinevaid klotse. Puidud on nüüd lõigatud. Ma võtsin värvi kaasa ja pintsli kaasa ja tegelikult väljas läheb juba päris pimedaks. Ja nüüd ma lähen kuuri juurde ja üritan leida kastid ja nii palju, kui ma siis pimedas näen, ära värvida. Et armutu on see pimedaks minemine. Seisan siin lokis juuste ja mõmmi ja koeraga praegu köögis. Ja natuke olen kurb. Mina teen tööd. Hommikust ja tööd. Tere hommikust ja tööd. Meil on tegelikult tulnud palju. Kõik sahmivad siin asjadega. Ära väga lammenda, Jimmy. Jääb muidu kõik kaadrisse. Ja lihtsalt kui sa teed müra vaata, siis jääb kõik peale. Meie mure on see, või noh, paratamatus vist,
et Jimmy hakkas lahti võtma põrandanurka köögis ja meil oli väga suur lootus, et põrandal oli puit maas ja et me saame selle puitpõranda säilitada, et me lihvime selle ära ja teeme selle korda. Ja siin tundus korralik puitpõrand, aga nii kui ta hakkas seda äärest üles võtma, siis selgus tõsiasi, et siin all ei ole soojustust ja see puit on üsna kole siin all, nii et terve köögipõrand tuleb üles võtta, mida me ei plaaninud teha ja tuleb ära soojustada ja kõik uus põrand maha panna. Mis tähendab rahakulu ja ajakulu ja närvirakke, mida mul praegu vist on natukene miinuses, aga ma kohe näitan. Rasmus on juba pidžaamas ja tal on juba uneaeg. Ära ennast mustaks tee, Rasmus, sul on tüdjulid. Aga siin põranda all on siis tõesti õue juba. Ühtlasi me leidsime, et mingi lilleke kasvas läbi põranda, nii et see tuleb ikkagi korda teha. Niisugused lood siis. Kui palju liiva siis Jaan on, ma pean ise aja koristama. Ära sa väga seal selle asjaga tee sees. Ja ma teen siin. Ja tead, issi ütleb sulle, mida saab teha üldse. Ja mida ma saan teha issi? No, et ma räägin, lill kasvab põranda all. Mingi juur on seal. Jah, kasvab mingi iiekene. Kuulge, aga lõpetame tänaseks siin ära. Vaatame, homne on kindlasti targem, sest praegu pole midagi head öelda. Tere hommikust! Ma ei ole täna isegi veel hommiku kohvi joonud ja juba tulin tööd tegema. Murkaga koos minuga. Teised väsikad magavad. Rasmus äratas mu üles, Andren ja Jimmy veel on voodis ja magavad. Nii et üks hommikune ehitustiir. Ja nüüd ma tulin vaatama, mida ma eile õhtul pimedas siis siin värvisin. Ma eile õhtul värvisin neid riiuli tükke niimoodi, et väljas oli kott pime. Aga õnneks see immutusvahend, millega ma neid immutan siis tegelikult, on nii mõnus ja nii ühtlaselt kattev, et tegelikult seda võibki teha silmad kinni. Ja nüüd ma tulin vaatama, ma tõssin need eile siia kuuri alla kuivama. Leidsin ühest kuurist siis posu erinevaid kaste. Ja tegelikult leidsin kaste veel, aga võtsin siis üks erineva valiku. Ja puhastasin need ära ja nüüd on plaan nad ära peitsida või see immutusvahendiga teha selle samaga, millega meile tegin riiuli sisusid õhtul. Ja nendest ma teen siis veinikeldris siis üks ägeda efekt seina. Oi, täna need ehitusjumalad ei ole minu peale halastanud, vihma lihtsalt kallab. Aga Jimmy sai eile siia valgustused, lambid üles elektri sisse. Nii et sahvris on nüüd riiul. Need kivid on seal peal praegu raskuseks, sest ta natuke liimis seda ja üritas seda veidi tummisemaks teha. Siia see lamp. Ei teagi, kus see lamp pärit on, see tuli eelmisest kodust. Ei mäleta enam, kust me ossime. Siin on sügav külm. Seda ma tean, et see lõbus veinilamp on depost. Oli üsna odav ka, aga väga tore. Ja siin ei ole pirni. Ja tegelikult on veinikeldrist ka lamp üleval. Ja selle lambi, kui ma ei eksi, siis ma tellisin Kukupesast. Nii ma proovin siis nüüd veidikene siin sättida. Ja minu nende puitastmete plaan oli siis see, et kui need sahtlid on muidu üsna sügavad, et siis saaks panna näiteks purki üksteise taha ja neid näha. Et oleks siis erinevad tasapinnad, kus need on. Ja siia tegin ühe laiema tasapinna, et kui on suuremad purgid. Et siin on üks 10 centimeetrise sügavusega. Eile õhtul lahti võetud põrandosa siis peab natukene ootama, sest meil on siin uued arengud. Meil on üldiselt niimoodi kombeks, et kui midagi on vaja hakata muutma, siis tahame muuta ekstra palju. Ehk siis nad ei teagi veel uudiseid. Et uudised on siis sellised, et me otsustasime eile, et kui me peame põranda ära võtma kõik, siis me ikkagi võtame ära kogu selle ahju siit läbi 2 toa. Siis siin oli eile veel korsten, poisid võtsid selle juba maha. Siin on see korstnatorud. Ja võtame ära siis ka selle osa siit seina, et täiesti avame siis selle söögitoa ja köögi. Nii, mis sa ütled, et kuidas see tehtud on? Ma ei tea. Vaata, igased praod on siin ja igased muud asjad. See ei tundu tõesti väga korralikult. Näed, vaata, kui sa võtad siis kinni.
Ja mina muidu kahjus Mul peaks jalaga, kui keegi peaks toetama siin, Andren toetabki, ta alati toetab igale poole, see on puruks. Mina ei ole muidugi potsip, ma ei tea, kuidas ta peakski olema, aga... Ei no see ei tundu loogiline, et üks kivi on ühtemoodi ja teine on täiesti teistmoodi. No niimoodi huvitavalt on ehitatud igal juhul. Näed, vaata. Ära nii tee, muidu kukub ülevalt alla see on. No see on... Ühesõnaga, nüüd on igal juhul nii, et me lõmmutame selle välja. Ilgelt must töö on see, aga midagi ei ole teha. Ja siis võtame maha siit selle nurga siis, selle nurga. Et siit tuleb täielikult see köök avatuks, et siis jääb köök avara. Ja siia tuleb siis söögituba ja praegu poisid kiletsid ära, et seda sodi ja rokka veidikene hoida siis siin ruumis. Äge, kuule, te olete nii tublid. Ma käisin keldrit ehitamas ja mis teil siin vahepeal toimunud on? Ma tegin võlutrikki. Kaotasid pool kodu ära? Ma kaotasin selle ära. Oli midagi. Minge palun nüüd selles videos tagasi, vaadake. Siin oli ahi, seal ümmargune see ja siin oli sein ja siin ülevalt oli kinni kõik täna hommikul veel. Ja poisid lõhkusid selle kõik ära, koristasid ära. Nii et meil on lihtsalt üks suur tühi ruum siin. Ja vaata, mis ma leidsin. Mis oli peidetud Soome pappi all. Laudis põrand. See sama ilmselt, mis siin on. Aga see lähebki siit edasi. Ja see, mis see on? See on pall. Majapall. Et siin on olnud kunagi sein. Mis on ära võetud siit mingit moodi. Või see on midagi ilmselt juurde ehitatud või täpselt ei teagi nüüd, mis siin on tehtud. Võib-olla see osa on siin juurde. Aga muidugi on ka võimalik, et vaata vanasti oli ju tegelikult köögi juures igasugu mingid sahvrid ja mingid niisugused asjad ka, et võib-olla siin on hoopis olnud mingi, no vaata mingi eraldi väljast käiguga või vaata, kui me seinad võtame paljaks, siis näeme, kust siin mida on. Aga no väga uhke. Nii et niuke avatud kontseptsioon meil siis nüüd. Nüüd tuleb avatud suur köök. Ja siia saame nüüd suure saare teha. Mul on tegelikult suure saare materjal olemas, aga ma arvasin, et me ei saa, sest see ei mahu ja nüüd see ikkagi mahub, ma arvan. Kas ma võime videofilmi näidata, ma võtan selle posti ära siit? Ma ei taha täna öösel magada nii, et seda posti pole. Miks? Ma magan siin üleval, võib-olla ma on nii raske, et ma tulen selle laegama. Ema teeb siukest nalja. Rasmus, mis sul jalas on? Suvekongisid, tere! Tere! See posti on keedetud tööta. On või? Ei tohi ära võtta või? Sa ei saa raamlikult magada. Ei saa muidugi. See ei hoia midagi kinni. Ma hoopis tahtsin, et sa jagaksid, et meil vahepeal muutus terve köögiplaan. Meil vahepeal muutus terve köögiplaan. Okei. Mitte päris terve, aga ikka väga palju. Jaa. Siiamaani teeme selle teine. Sest siin üleval on kandev tala, et siis see jääb toestama seda kandvat tala. Siia tuleb coffee station. Sinnapoole tuleb külmkapp. Sinnapoole? Ja kui enne oli plaan, et siia tuleb külmkapp ja siit tuleb ukse ava siia, siis nüüd teeme natuke pikemaks. Rasmus, ära palun tralli praegu. Ära praegu tralli. Siia tuleb külmkapp ja siia tuleb coffee station ja enne oli coffee station plaanitud siia ja siia sahver ja nüüd me saame teha siia suurema sahvri. Nii et kui see ühel päeval valmis saab, siis on väga tore.
kuul kõvad. Jou! Tule kaevama! Tere õhtust! Mul on teile nii äge uudis ja see äge uudis on see, et minu kelder on lõpuks valmis. Jah, seal on võib-olla nipet-näpet midagi teha, eelkõige seda täita, aga keldrituuri saame me nüüd ära teha. Päris siuke esimene projekt vist siin, mis oli pigem minu projekt, aga ikkagi pean ütlema, et Jimmy abi kasutasin siin-seal plaatide lõikamisel ja elektri panemisel. Aga minu arust tulemus väga äge, et maakelder oli meil siis siin juba enne, üsna kehvas seisus, varasemast vlogist võid vaadata. Ja nüüd on see täiesti kasutatav puhas ja ilus kelder, kus on siis söögiosa ja veinikeldri osa. Keldri remondil oli minu ambitsioon see, et söögiosa saaks võimalikult helge ja valge ja lihtsasti kasutatav ja veinikeldri osa saaks pigem just selline natukene sünge, niisugune tujukas ja selline, et tunduks nagu ta on olnud siin maja ehitamises saadik ehk siis 100 aastat. Ja kohe näitan teile, kuidas see siis mul õnnestus. Kelder ise näeb nüüd välja meil selline. Kui mäletate, siis varem olid siin suured põõsad ja nüüd on keldri ees mõnus killustik, et me võimalikult vähe soppa keldrisse kaasa veaksime. Keldri esise värvisin siis valgeks, et oleks natukene niisugune värskem ja mõnusam feeling ja uksed immutasin tumehalliks. Kelder sai omale uue põranda ja panen tule ka kohe põlema, et ukse kõrval on siis pistik ja lüliti ja niisugune tore veinikujuline lamp. Ja seda ma siin siis plaatisin, minu elu esimene plaatimine ja värvisin nii, et siin oleks võimalikult helge ja mõnus. Ja safripoolsest keldrist sai siis selline ruum. Nii et siin on väga väike see ruum, et ma proovin näidata. Keldris on siis sügavkülma kirst, et me saaksime oma kribudeli ka uudistama. Sügavkülma kirst, et saaksime oma sügavkülma asju siin hoiustada. Meil on toas suur külmkapp 2 poolega, aga seda on meie jaoks sügavkülma mõttes ikkagi vähe. Siis siin on üks riiul, kus hetkel pole midagi, kastis tehtud ja kartulikast. Ja siia tõin siis riiuli. Ja üks päev enne, kui mäletate, tegin neid astmeid siia riiulite sisse ja nüüd on siis näha, et mille jaoks ma neid astmeid tegin. Selle jaoks, et kui ma näiteks panen üksteise taha erinevaid asju, eks ma siin on kurgid ja siin on lecho, et siis ma näeksin neid, sest muidu on nii, et kui kõik asjad on ühel tasapinnal üksteise taga, siis tagumised asjad jäävad paratamatult märkamata. Ja hetkel on siin riiulis need asjad, mis kas meil olid juba olemas või siis ma sain need nüüd siit alles osta. Et käisin üks päev Barboras, tegin tellimuse, kui käisin Tallinnas tööl ja ostsin näiteks purustatud tomateid suurema hunniku, et neid meil läheb palju. Aga ma kindlasti teen siukse varude täiendamise suure video ka. Näitan teilegi, kuidas ma siis, et mida ma varun ja kuidas ma neid hoiustan ja kuidas ma neid roteerin. Aga põhimõte siis oli selline, et siin keldri osas saaks hakata hoiustama erinevaid asju, mis on näiteks mahlasid, jooke, lisavett, ma ei tea, lastele limonaadi, ehk siis kõike, mis on pudelites ja tetrapakkides ja kõiki neid asju, mis on purkides. Kas siis klaaspurkides või siis nendes tünnikestes. Ja hoiame me siis ainult siin selliseid varusid, mida päriselt tarbime. Et hea suur kogus on siin kondentspiima, sest Jimmy sööb seda nii, nagu homset ei oleks. Paneb siis iga päev omale kohvi sisse. Nii et kõik need asjad, mis ei vaja otseselt kuiva, temperatuuri, ehk siis kuivained, see kõik kuivained ja siuksed snäkid saavad olema hoiustatud tuppa. Tuppa ehitama ka kuivasafri. Ja kõik niiskust ja jahedust kannatavad asjad siis siia. Et minu arust tore ruumi kasutamise võimalus. Ja ei olnud keeruline ja ei olnud kallis. Nii et soovitan teilgi oma keldrit korda teha. Ja siin teises keldriruumis on nüüd mul veinikelder. Ja veinikeldri üle mul on muidugi ülihea meel.
ja kui ma üks õhtu pimedas immutasin erinevaid vanu kaste, ma arvan, et see mõni kast võib küll olla peaaegu sama vana kui see maja, siis ma immutasin enamus neist täpselt sama immutusega, mis on näiteks keldriuks tehtud. Need 2 sallikasti olid juba varem värvitud. Ja tegin siis erinevatest kastidest, poputasin need üles, panin kruve naelu juurde, kuhu vaja oli. Ja tegin erinevatest kastidest siis seina just nimelt selleks, et kasutada ära siin päriselt vanu detaile, mis siin majas siis enne olid. Ja siia tegin sellise veiniriiuli just nimelt sellepärast. Otsisin ekstra välja selliseid kive, mis oleks rohkem mingid nurgad maha pekstud ja mis ei oleks väga korrektsed, et jällegi oleks tunne, et see kõik on vana. Ja täna siin muidugi on vaja veinivarusid täiendada, et suur osa nendest veinidest on siis need, mis olid mul eelmisest kodust juba kaasas, eelmisest veinikeldrist. Ja lisaks siis mõned veinid on nüüd juurde ostetud, aga üks veinipoetuur on kindlasti veel plaanis. Ja kui ma teises ruumis, keldriruumis värvisin kõik valgeks, kõik seinad selliseks valgeks, siis siin ma otsaseinad värvisin halliks. Ja just nimelt sellepärast, et jätaks natukene tumedama ja sellise tujukama mulje. Põrand on sama, põrand minust oli väga tore, sest et see sobib kokku nii valge kui halli seinaga. Ja kõige toredam muidugi siin on see lamp. Ja see lamp on pärit Kukupesa poest. Ja minu arust see on nagu kõige ägedam lamp, mis üldse meie peres on. Ja ma teadsin algusest peale, et ma tahan siia sellist lampi, mis oleks musta värvi ja mis oleks sellise disainiga või sarnase disainiga, mis tekitaks siia lakke kaare peale sellise mustri või siis selle laadse mustri, sest ma teadsin, et see annab kohe ruumile mõnusat sellist disaini ja meeleolu juurde. Nii et selline sai see minu varude kelder. No, ütleme ausalt, et kriisi või paar elame me siin nüüd üle. Või vähemasti siis küll, kui oleme varusid täiendanud. Ja tegelikult ongi jäänud veel siin keldris teha ainult üks asi. Noh, põhimõtteliselt 2 asja, ehk siis tuleb ka varusid täiendada. Aga keldri valmis kuulutamiseks on jäänud täpselt üks samm ja see samm on siin minu käes. Ja kohe vaatame, mis me sellega teeme. Ja nüüd, mu head sõbrad, ma saan uhkusega öelda, et meie kelder on ka märgistatud ja meie pere jaoks võib see olla ka ametlik varjumiskoht. Nii et minul on kuhu tulla erinevates olukordades ja kus on mõnusad varud ja kus saab kõik üle elada. Sinuga, kallis sõber, kohtume me juba nädala pärast. Nii kaua mine vaatama kelder üle ja tee korda. Tšau!